No nii, vanaema õpetab siis kuduma, mida kudumise jaoks vaja on. Kõigepealt lõnga ja pardaid. Lõng tuleb ise valida, missugune meeldib, mida tahad. Ja pardad sinna juurde vastavalt. Iga lõnga peal on õpetus või soovituslikud numbrid, mis on võetud keskmise järgi. Siin on siis kirjas, mis lõng on, kui palju teda on ja millest ta koosneb. See on Fortissima lõng, peenikene lõng. Siin dokis on teda 50 grammi, see on umbkaudu 210 meetrit. Siis on siin soovituslik parda suurus on 2,5 kuni 3 millimeetrit. Samuti on siin ilusti öeldud, kuidas seda lõnga hooldada hiljem, kui on valmis asi kootud. Ja siis on ka antud siin keskmine lõngakulu ja on ka öeldud umbes, kui palju silmi ja ridu on 10 sentimeetris. Et kui endale midagi kuduma hakata, siis on ju teada mõõdud, kui suured need tükid tulema peavad ja siis selle järgi saab arvestada. Kuid see on keskmine, nii palju on erinevad kudujaid, nii palju on erinevad koe käekirju ja alati on soovituslik teha proovilapp. Siin on öeldud, et laiusest 10 sentimeetrit on 30 silma ja kõrgusesse 10 sentimeetrit siis 42 rida. Proovilapp võtta võib nende numbrite järgi võtta, aga siis see lapp valmis kududa, ära aurutada ja lugeda ära, palju siis silmasid 10 sentimeetrisse tuleb. Alati kui tööd kududa, siis ta on natukene väiksem, kui pärast lõppviimistlust tehtud on, siis ta on alati suurem. Nii, ja siis on siin antud ka umbkaudu, kui palju lõnga millegile arvestada. Näiteks ilmavarrukateta pluus 38 suurus, see on siis M või midagi sellist, läheb 300 grammi, varrukatega 450 ja sokkidele ainult 100 grammi. Ja lastele pikkusele 128 sentimeetrit on ka öeldud, et ilma varrukateta 200 grammi, varrukatega pluusile 300 ja sokkidele 50 grammi. Aga need on kõik soovituslikud. Ja siis on muidugi siin peal veel kirjas ka, et millest see on. See on siis nüüd 75% on villast ja 25% on nailonit või polumiidi, kuidas keegi nimetab seda. Nii. Kui nüüd lõng on valitud, siis järgmine on vardad. Siin oli öeldud, et varda suurus 2,5 kuni 3. Mina pakun, et minul need vardad, mis ma valisin, et need on number 3 suurus. Aga varrastel ju peal kirjas ei ole ja kui neid on kasutatud, siis pole neid pabereid ka alles või kes hoiab alles ja mina nii korralik ei ole, et ma neid alles hoiaksin. Mina pakun juba silma järgi, et see on number 3 vardad. Aga alati ei pruugi õige olla. Selle jaoks on müügil siis sellised huvitavad asjad. Siin on peal augud, iga augu juures on number ja tuleb vaadata, millisest läbi mahub ülevalt poolt allapoole. Meie kasutame millimeetri mõõtesüsteemi, USAs on intšid nende omad ja kuskil mujal on veel midagi muud, aga meid see ei huvita, meid huvitavad need millimeetrid. Nii, ma pakun 3. Siis
loogika on selline, et ütleme, praegu on siin kiri 2,75, kui siit ta läbi mahub, siis ma pean vaatama, kas ta ka eelmisest mahub. Kui eelmisest ei mahu, siis ta on see. Nii, 2,75 varras läbi ei lähe. Nüüd loodame, et 3-st läheb läbi. Läks. Järelikult see on number 3. See on siis esimene varda suurus tuleb esimesest august, millest ta läbi mahub 3. Siin on juba, need on suured. 2,75 ei lähe, 3-st läheb, järelikult on number 3 vardad. Nii. Ja kui need asjad on nüüd olemas kõik, nii nagu peab ja soov on, siis tuleb hakata lihtsalt kuduma, tuleb silmad üles lüüa. Nii, silmade loomiseks siis lõnga ja vardad. Nii. Lõnga lõng tuleb keerata topelt, et silmasid teha niimoodi. Ja see, mis tuleb siit see äärmine ots, lõnga ots, seda soovitan võtta südamest rohkem kui silm, ühesõnaga hästi palju. Ennem jäägu üle, kui saab otsa, siis tuleb kõik üles arutada ja otsast peale hakata. Nii, siis see lõnga otsapoolne lõng tuleb võtta nii, et see ots jääb siiapoole üle pöidla ja siit sõrme pealt ja toon ta ja sõrmede vahele. Nii, et jääb niimoodi. Siit üle pöidla, üle sõrme ja siit peopessa sõrmede vahele kinni. Niimoodi jääb. Nii. Pingutan ära ilusti, et ta lõdvalt ei ole. Hoian siit nende sõrmedega kinni lõnga sõrmede vahelt. Nii, ja nüüd need 2 varrast on koos. Panen vardad siit lõnga peale. Nii. Tõmban lõnga varrastega allapoole. Pistan vardad siit pöidla juurest lõnga alt ülesse. Ja liigun varrastega sõrme juurde. Siit panen lõnga pealt. Põhimõte on selles, et ma tõmban selle lõnga siit august läbi, mis siia tekkis. Ja nii. Tõmban alt kokku. Siit pöidla juurest lõnga alt ülesse poole. Sõrme juurest lõnga pealt tõmban lõnga alla ja siit pöidla juurest august läbi ja silmusest läbi. Pöidla juurest vardad alt, lõnga alt läbi. Viin varda sõrme juurde. Tõmban nii siit läbi. Uuesti. Pöidla juures lõnga alt vardad läbi. Liigun varrastega sõrme juurde, lõnga pealt allapoole vardad, et lõng jääb niimoodi varraste peale ja siis siit läbi pöidla juurest ja tõmban alt kokku. Nii. Pöidla juurest alt, lõnga alt, siia vardad läbi, nii siit varras läbi, sõrme juurest lõnga pealt allapoole ja tõmban varrastega lõnga siit pöidla juurest august läbi ja alt kokku. Pöidla alt, lõnga alt, pöidla juurest lõnga alt, varras sisse, sõrme juurde lõnga peale, alt välja ja siit läbi.
pöidla juurest alt, sõrme juurest lõnga pealt allapoole ja läbi. Pöidla juurest lõnga alt ülespoole, sõrme juurest lõnga pealt allapoole niimoodi. Pöidla juurest lõnga alt ülespoole, sõrme juurest lõnga pealt, tõmban lõnga siia alla läbi. Pöidla juurest lõnga alt ülespoole, sõrme juurest lõnga pealt allapoole. Pöidla juurest lõnga alt, sõrme juurest lõnga pealt, vardad liiguvad nii. Pöidla juurest vardad lõnga alt, sõrme juurde vardad lõnga pealt allapoole niimoodi. Ülesse, alla. Siis tulebki sellest moodustub nagu sõlm selle silmuse alla. Tõmbab ta kokku ilusti. Pöidla juurest lõnga alt, sõrme juurest lõnga pealt, lõnga alt ja lõnga pealt, alt ülesse ja ülevalt alla, alt ülesse ja ülevalt alla, alt ülesse ja ülevalt alla. Nii, ja jäävadki niisugused silmad varda peale. Ja nüüd siis tuleb edasi koduda, kui silmad on üles võetud. Silmad on loodud, nagu öeldakse. Selleks tõmban ühe varda välja. Panen sõrmed siia ette, et lõng kaasa ei tuleks. Ja tõmban selle varda siit läbi. Nüüd ongi silmad siin peal. Head sellised lõdvad, et on hea hakata kuduma. Ja esimene silmad, mis ma siis teen siia ja näitan, kuidas teha, on parempidised silmad. Kudumine koosnebki põhiliselt parempidistest ja pahempidistest silmadest. Ja kõik, mis nendest teha annab, kokku võtta, juurde kasvatada, keerdu panna, kõike saab. Aga esialgu näitan, kuidas teha parempidi silmust. Nii. Võtame kätte, siis varda lõng jääb alati vardal paremale poole. See teine ots jäi mul siia. Siis kuduma hakkan silmade tegemine nüüd üles loodud. Siis parempidi silmus. Parempidi silma teen ma nii. Siin, mis on see esimene silm, võtame kohe. Panen lõnga või varda, panen alt poolt läbi ja toon ülevalt poolt välja. Nii et see parempoolne varras jääb vasakpoolse varda alla, kui ma siit silmast läbi panen. Nii. Siit alt varras läbi ja jääb siia selle lõnga teise varda taha. Nüüd võtan lõnga ja toon ümber selle varda, tõmban siit silmast läbi. Uuesti. Panen varda vasakult poolt siis silmast läbi ja ta jääb vasakpoolse varda alla, parem varras. Nüüd tõmban lõnga siit ümber selle varda ja siit läbi. Nii. Silmuse alt ülesse jääb varda taha, parempoolne varras vasaku varda taha, lõnga panen siit üle ja tõmban silmast läbi
ja pingutan silme, et nad väga lõdvaks ei jääks. Varras lõnga alt silmast läbi ülespoole ja nii tõmban sellel vardaga silma läbi. Nii, silma alt, varda alla, lõng üle parempoolse varda ja tõmban siis silmast läbi. Need on nüüd parempidised silmad. Nii, varda panen siit lõnga alt ülespoole, lõnga ümber varda ja tõmban läbi. Ja siis muidugi, kui on läbi lõng tõmmatud, siis lasen ta siit poolt varda pealt maha. Nii, varras vasakult poolt ülesse paremale. Silmast läbi, lõng ümber selle varda, toon varda silmast läbi ja lasen teise varda pealt selle läbi kootud silma maha. Nii, varras silma altpoolt ülespoole, jääb selle varda taha, siis panen lõnga siit ümber varda, mis siia all tahapoole jäi ja tõmban silmast läbi. Ja lõnga hoian mina selle nimetissõrme peal ja siit peoga kinni nii. On siis lõng, varras läheb siit lõnga alt silmast läbi ja tõmban läbi. Need on siis parempidised silmad, parempidine kude öeldakse selle kohta. Nii. Nii. Üks rida tehtud. Keerame töö teistpidi. Nii, on näha nüüd parempidine silm, siin on vähe veel näha, aga parempidine silm ühelt poolt ta on kohe parempidine ja teiselt poolt on ta selline säbruline ehk pahempidi. Aga koome edasi parempidi, jälle lõnga alt, varras jääb selle vasakpoolse lõnga alla, tõmban lõnga siit ümber varda niimoodi ja selle vardaga siit silmast läbi ja lasen läbi kootud silma siis varda pealt maha. Lõnga alt ja vaatab ka, et need ikkagi ühesuguse tugevusega need silmad on. See lõng on siin nimetissõrme peal ja sõrm kogu aeg siis viib lõnga ümber selle varda. Niimoodi alt ülesse. Altpoolt ülespoole liigub varras parempidiseid silmi kududes. Ühes kohas jäi üks silm lõdvaks, on kohe näha. Parempidi alt ülesse.
selle sõrmega saab lõnga pingutada alati. Tõmmata niimoodi üles seda. Ja siin ka lõng jookseb nüüd sõrmede vahelt niimoodi tugevasti kinni, ühtlaselt siis tulevad need. Niiviisi. See on siis nüüd parempidised silmad ja seda, mis siia jääb niimoodi, kogu aeg siukse säbruline jääb see kude mõlemal pool. Siin ei ole paremat ja pahemalt poolt sellel kudumisel, ükskõik kumb on, seda mõlemat poolt ühtemoodi, seda nimetatakse ripskoeks. Ongi hea ääred teha, ääred ei jää rullima. Niiviisi. Nüüd on siis parempidine silmus on selge. Nüüd siis vaatame, kuidas see vasakul, pahempidi silmus teha. Pahempidi silmus on risti vastu sellele, mis on parempidine. Parempidise silmuse võtsime siit ülevalt või alt ülesse. Siit silmast läbi niimoodi ülesse. Siis pahempidise silmuse tegemiseks tuleb panna see varras ülevalt alla. Siit paremalt poolt toon vasakule poole alla ja panen lõnga ikkagi selle sama varda tagant ja toon ta alt üles teisest silmast läbi. Parempidi käis kõik ülevalt alla, siin käib alt ülesse. Nii. Ja näed, silm alt ülesse läbi. Varda panen ja ülevalt poolt allapoole silmast läbi ja lõnga ümber ja toon ülesse välja. Nii. Varras ülevalt alla silmast läbi, lõng ümber ja toon ülesse. See on siis nüüd pahempidine kude. Ülevalt poolt allapoole silmast läbi, lõng ümber ja ülesse välja. Ja siin see parempidist kude teha jääb ta parem varras jääb vasaku varda alla, kui parempidi kududa. Kui pahepidi kududa, siis jääb parem varras vasaku varda ette. Lõng tagant läbi ja ülesse. Jälle. Niimoodi. Pahempidine rida ongi tehtud. Nüüd on kõik silmad siin pahempidi. Ja siinpool on nüüd silmad parempidi. Nii, ja nüüd on siis, nüüd tuleb see parempidi pool, parem pool, riide parem pool. Kui me asja valmis koome, siis see on parem pool ja see on pahem pool. Nüüd siis parempidised silmused ja töö paremal pool tuleb siis kududa parempidised silmused ja pahemal pool pahempidised silmused. Nii, parempidi silmus oli varras alt ülesse silmast läbi, teise varda taha jääb, vasakpoolse varda taha,
lõng ümber ja silmast läbi. Alt ülesse silmusest varras läbi, lõng ümber varda ja tõmban siit läbi. Nii, parempidine silmus. Ja iga silmuse kui läbi tõmban, siis pingutan ka lõnga. Kui alguses raske natukene võib-olla seda sõrme peal hoida, siis võib ka lihtsalt niimoodi üle tõmmata ja mitte hoida. Ja iga silmus natukene pingutada. Ja nüüd, kui teha veel üks pahempidi rida, siis on selgesti näha, et need koepind on erinev vasakult ja paremalt poolt. See on parempoolne ja teeme siis siin ühed vasakut poolt veel pahempidised silmad. Siis on näha, nii. Pahempidi silm oli siis varras ülevalt alla, parem varras ülevalt alla ja jääb vasakpoolse varda ette. Lõng ümber varda ja tõmban siit silmast läbi. Hopsti. Ümber varda, silmast läbi. Varras ülevalt poolt allapoole, silmast läbi. Lõng ümber varda ja silmast läbi. Ümber varda, silmast läbi. Ümber varda ja silmast läbi. Varda ja silmast läbi. Kui silmad liiga tugevasti teha, siis on paha on, kui seda varrast läbi panna. Silmad peavad olema parajad. Seda peab tunnetama. Nii, nüüd on pahempidi tehtud. Nüüd on kohe näha, et pahempidine pool on selline säbruline, kõik see kude. Ja parem pool on sile. Ja seda nimetatakse labaseks koeks. Ja et siin all on see ripskude, siis ma tegin siia ainult parempidi kudusin kogu aeg. See ei lase nüüd tööl seda alt äärt niimoodi rullida. Mida rohkem seda labast kude siia kududa peale, parempidi pahempidi, siis seda rohkem hakkab niimoodi, tahab üles rullida ennast. Aga niimoodi võib näiteks kududa salli. Nii pikka kui vaja on. Ja teisel poole samamoodi teha seda ripskudet. Mina tegin siin ainult 4 rida, 3 rida, aga võib ka rohkem teha. See ei ole reegel. Aga siis sedasi oli parempidi ja pahempidi kudumine. Kui on sall valmis, võib mulle kommentaarisse pilti panna. Kohtumiseni!